Kuldkaru mõis ja muinasjutuvestleja Eduard Kont korraldasid lastele uusaastapeo. Uue aasta eel Kuldkaru mõis, mis asub Toila valla territooriumil, kutsus endale külla lapsed, et tähistada vana aasta lõppu ja uue algust. Mõisa omanik Sergei Mašin oma intervjuus telekanalile Liites ütles, et kutsuda lastekodud lapsed külla on juba pikaajaline mõisa traditsioon, kuna spordiklubi, mis tegeleb vabamaadlusega, kannab samasugust nime nagu mõis Kuldkaru. Sellel aastal, nagu eelnevatelgi spordiklubi ja mõisa sümboliks olev kuldne karu, kutsus peole 10 muinasjutu ja 6 lasteraamatu autor Eduard Konti. Sel korral luges ta lastele ette oma uue muinasjutu Ronk, kaasaharvav jutustus väikesest tüdrukust, kes päästis Tallinna. Peale juttude lugemist Sergei Mašini abiga viidi lastele läbi viktoriin. Vastates õigesti küsimustele ootasid lapsi auhinnad. Ilma kingituste ja magusate maiustusteta ei jäänud keegi. Et aga saada üllatuskingitus karu käppade vahelt, tuli lugeda ettevalmistatud luuletusi. Pärast aga lapsed tekitasid konkurentsi raamatu autorile ning hakkasid joonistama uue raamatu tegelaskujusid vast kuuldud muinasjutule. Eduard Kont mainis, et lapsed oma joonistustes avasid tema silmad sellele, mida tema ei osanud ise nähagi. Kuldkaru mõis on vana hoone, mis on restaureeritud ajalooliste eskiiside järgi. Elustas aga selle vana ja iidse mõisa ikka seesama kunstnik Eduard Kont, kes kaunistas mõisa seinad oma muinasjutuliste olenditega.